On 8:37 minutit, jälle on käes reede, jälle on käes aeg kõneleda inimesega, kes sellel nädalal on väga silma paistnud, kas siis positiivselt või negatiivselt, see jääb igaühe enda otsustada. Selle nädalased lehed on täis ennustusi järgmiseks aastaks, igasugused pendli, vända ja muud gangsterid ikka annavad teada, mis toimub, mis juhtuma hakkab ja ega midagi öelda ei ole, kõik lubavad ikkagi ainult halba, sellist mõnusat, ilusat, silverdavat armastust ei luba peaaegu et mitte keegi ja oleme nüüd sellel nädalal valinud intervjuu jaoks välja kõige negatiivsema mehe üldse, keda siis leidsime ajakirjanduse veergudelt, see on ennustaja Edgar. Hallo! Tervist! Alguseks, härra Edgar, üldse küsin sellise asja, et kuidas teil selline hüüdnimi üldse tekkis, Edgar ennustaja, et ega see pole ju ometi teie perekonnanimi? No, et eks mul perekonnanimi on ka ennuste, sidekriipsiga. Ja eks ma tegelen natukenegi, nagu te ütlesite, vända kõigutamisega, teised on pendliga, mina vändaga, selline vänt, ja sellega siis vaatan, kuidas tulevik, mis meile toob. No, Edgar, teie ennustused järgmiseks tulevaks 2013. siis vesise kurgi aastaks olid kõige õudsemad. Miks? No on, sest... Kurk tuleb siis märtsi alguses, ma saan aru. Tuleb ja kõik langeb alla. Kõik langeb alla. Meid tabab taas maailma lõpp, nagu siin eelmised korradki, kui ma olen ennustanud. Tundsin seda, kui vänta kõigutasin meie maa planeedi kohal ja tundsin sealt kohe musta maagilist eksistentsi lõhna tulemas. Ja kõik langeb. Edgar, ka mineval aastal te lasite vändal ringi käia ja sealt ikkagi purskus välja jubedat ja õõva. Te lubasite, et selle aastaga kaob euro. Pole ta kuhugi kadunud? No kadus euro ruubel, nagu ütlesin. Euro kohta ma ei ole midagi öelnud. Tegelikkuses ikkagi ta on kadunud. No kui täpne olla, siis... Pole teda ka olnudki kunagi olnud, aga selles mõttes on ikkagi mu ennustused läksid täide. Mida pole olnud, seda pole ka tulnud. Ja see on ka siis järelikult kadunud, nii nagu ma ütlesin. Millised ennustused, Edgar, veel selleks aastaks, mis sa ütlesid, täide läksid? No, ütlesin ka seda paljuski, et maailm lõppeb ja nagu näha oligi, siis täna on täiesti uus maailm, kui te tegite lahti, nagu iga hommik avad ja silmad, nagu uus maailm oleks. Oli küll. Ongi nii, on ju. Ja selles mõttes, et ennustasin ka seda, et poliitikud saavad väga palju, võtavad sõna ajaleheveergudel ning ka sellest rääkisin, et Eesti spordil läheb nii hästi kui ka halvasti ja nii ka läks. Ning ennustasin ka sellelt, et hoiatasin kõiki ette, et kuskil novembris, võib-olla detsembris, novembris tuleb külm, tuleb lumi, tuleb libe, autod sõidavad kraavi ja võib juhtuda ka sellised õnnetused, inimesed libisevad jää peal. Ja see ka oli kõik. Edgar, üks minu tuttav möödunud aastal nüüd lüpsis lehma juunikuus ja usu või ära usu, lüpsis see siis pange täis, läks korrast välja, tuli tagasi ja pang oli siis, piim oli läinud täiesti müredaks ja tema silmade all läks täitsa tükki. Mis see tähendab? No vot, siit võib välja lugeda päris mitut asja. Üks on näiteks see, et poliitikasse saabub tagasi Indrek Toome näiteks. Või teisena, kui nüüd oleneb, kui tükkis ta oli, et... Väga tükkis. No siis on see, et järgmiseks USA presidendiks saab Bruce Springsteen. Seda? Nii. Olgu, aga ärme siin minevikus kaeva. Härra Edgar, ennuste järgmise aasta prognoos. Olge hää, lööge oma vänt, võtke oma vänt välja, lööge käima, ringi käima ja vaatame, mis siis Eesti rahvale järgmiseks aastaks meil ette näha on. No praegu, mis ta mulle näitab? Ta näitas seda, et kuskil veebruari lõpus on toimumas mingi suurem üritus,
kus tuleb väga palju inimesi kokku, seisavad, tantsivad ja näitab mulle ka seda, et kas ka käesurumist on näha? Ja on käesurumist näha, ilmselt, vot ei oska täpsemalt nagu öelda, mis see on. Aga midagi sellist on näha ja näitab mulle, et maikuus viskab osadel puudel, osadel taimedel õied külge ning kuskil aasta lõpus hoiatan kõiki ette, läheb libedaks ja külmaks. Edgar, see läheb libedaks ja külmaks. Edgar, kas on näha ka lume kadumist järgmisel aastal? On näha ja tõesti, sul on vist võim, et on kuskil seal märtsikuus juba esimesed näitab, et inimesed, tahan öelda, ärge kartke, see lumi ei jää meile, see näitab lume kadumist. Näitab kuskil märtsikuus, lumi kaob ära ja inimesed, arvestage seda, et mina ütlen midagi siiski nii ka on, et muidu ma ei oleks ikkagi ennustuse mees ja et kuskil märtsikuus siis kaob ära ja isegi võib juhtuda nii, et suvel on isegi soe. Et ei tule grammigi lund suvel juurde? Ei tule. Seda ma luban teile, seda mul ikka vänt näitab. Edgar, lööme veel vändale tiiru peale, aga lööme nüüd vastupäeva. Lööme vastupäeva vända käima. Kas on näha ka seda, et rändlinnud tagasi tulevad? Kas on Eestimaa kohal näha neid mõnusaid parvekesi, kolmnurgakesi, tulevad kuldnokakesed, lõokesekesed, ööbikukesed? Ei taha küll olla väga pessimistlik, aga osad ikkagi ei jõua tagasi. On ikka sellist musta pilve, jah? Ikkagi ilmselt ei jõua tagasi. Tulevad muidugi, aga mingi protsent jääb ikkagi. Kuhu nad jäävad, see ilmselt jääb kuhugi sinna minu vända võnke intervallist väljapoole. Seda ma ei suuda praegu kinni püüda, aga ma lähipäeval olin kuskil kõrgema maja otsa ja viskan sealt vända kõikuma. Küll siis tuleb sealt signaali, äkki Toonekur Jaak isegi kruksutab mulle sinna ka mingisuguse sõnumi, et ma saan teile öelda, et kas on temagi tagasi olemas või ei ole, aga üldiselt on suur pessimism nagu ikka. Edgar, lööme veel vänta. Lööme vänta. Lööngi seda vänta. Eesti rahvas ootab seda ikka suhte asja ja mis saab armastusest, mis saab suhetest, kes lähevad lahku, kes kokku, kellel sünnivad lapsed? Sünnib päris mitu last järgmine aasta, seda võin öelda. Eesti rahvas veel välja ei sure? Ei, veel järgmine aasta ei sure, kuigi on lahutust ka siin näha, paar lahutust ja paar abielu. Nii et igasuguseid asju, aga ma ütlen teile, et on näha neid asju. Et midagi kukub ja midagi tuleb tagasi. Et sellised juhtumid, jah. Nii et võib selle järgmise vesise kurgi aastaga rahule jääda? Võib jääda ja rahule, aga kokkuvõttes peab ikkagi nentima seda, et maailm ikkagi lõpeb taas, nagu ma olen öelnud. Ja homme algab uuesti. Jah. Edgar, olge hää, öelge Eesti rahvale veel siis ka aasta lõpuks midagi, mida teie vänt näitab. Ja tänan muidugi nende mõne minuti eest, nende mõne napi minuti eest, sest teiega me võiksime kõneleda päevi ja kuid järjest. Vänt näitab praegu, et kõik keda läheb edasi. Kõik läheb edasi, aitäh! Otse ette. Aitäh! Aitäh!